Me oleme viimasel ajal päris palju lugenud ajakirjanduses teemal Istanbuli konventsioon. On väga palju poolehoidjad, kuid ma tahan öelda, miks ma ei pea selle konventsioonis osalemist õigeks. Istanbuli konventsioon lubab pealkirjas kaitset naiste ja perede vastu suunatud vägivalla eest. Eesmärk, mida peavad kõik oluliseks, kuid konventsiooni sisu ulatub sellest kaugemale. Dokumenti on põimitud ideoloogiline programm, mis ei sobitu Eesti põhiseaduse ega ühiskonna väärtustega. Naiste kaitset kasutatakse kattevarjuna sooideoloogia levitamiseks. Konventsioon käsitleb sugu kui sotsiaalset konstruktsiooni ning nõuab stereotüüpide väljajuurimist. See seab kahtluse alla ema ja isa rolli ning traditsioonilise peremudeli. Artiklis 14 soovitatakse koolides õpetada mitte stereotüüpseid soorolle, mis tähendab sooideoloogia toomist õppekavadesse. Väidet, et sugusid on kümneid ja neid saab vabalt muuta. See ei ole teadus, vaid ideoloogiline mõjutus, mis tekitab lastes segadust ja lõhub turvatunnet. Lisaks käsitleb konventsioon soolist identiteeti kui kaitstavat kategooriat, mis võib avada tee sooneutraalsusele keelekasutuses, tualettruumides ja isegi soo vahetamisele ilma meditsiinilise põhjenduseta. Nii varjutatakse vägivalla ennetamise eesmärk ja asendatakse see poliitilise programmiga. Eestis on naistevastase vägivalla vastu juba piisavad seadused. Vajame tegusid, varjupaikade rahastamist, politseitöö tugevdamist, psühholoogilist abi, mitte ideoloogilist sõnasõda. Kui Istanbuli konventsioon räägib stereotüüpide väljajuurimisest, tähendab see tegelikult emaduse ja isaduse väheväärtustamist. Kuid just need rollid loovad ühiskonna vundamendi. Tõeline hoolivus ei tähenda soo kaotamist, vaid ema ja isa toetust oma loomulikes rollides. Ma toetan naiste kaitset vägivalla eest, kuid mitte ideoloogilist manipuleerimist, mis peidab end vägivalla vastase retoorika taha. Eesti vajab poliitikat, mis väärtustab pere ja emadust ja vanemlust, mitte dokumenti, mis dikteerib, kuidas peame oma ühiskonda ümber mõtestama. Ühtlasi kutsun kõiki petitsioonile alla kirjutama, et Eesti väljuks Istanbuli konventsioonist. Aitäh!